Meravita esitleb. Toit pole vaid see, mis kõhtu täidab. Sellest oleneb ka meie elukvaliteet, kuidas me ennast tunneme ning kui palju jõuame päeva jooksul korda saata. Tule kuula mind tervisekonverentsil 19. augustil Rahvusraamatukogus. Vaata lähemalt tervisekonverents.ee. Aga Teele Teder siis on oma elustiili muutmisega kaotanud 32 või 35 kilo. 36. 36 juba. Kuhu veel edasi minna. Et Teele Teder siis, ma annan au siis. Palu. Tere ka minu poolt. Mina olen Teele Teder, City Tervisekliiniku toitumisnõustaja. Ja aitäh selle sissejuhatuse eest ka. Tegelikult ma vist isegi juba valetasin teile ka korraks. Et ma võtsin küll 36 kilo alla, mis toimus mitu aastat tagasi, aga siis ma olin enda vastu pisut nagu karmim ja tagasi on tulnud sellest kuskil 5 kilo ja ma leian, et ma olen praegu kõvasti õnnelikum kui siis, sellepärast et ma olen leidnud sellise mõnusa tasakaalu elu nautimise ja tervisliku toitumise vahel. Ja praegu ma olen ka õnnelik 2 põhjusel, mõlemad neist on väga isekad tegelikult. Üks on see, et ma saan täna jagada seda pulti või lava või mis iganes see on, kõikide nende inimestega, kes tegelikult minu jaoks on tohutult suureks eeskujuks. Ja teine isekas põhjus on see, et ma saan rääkida oma lemmikteemal toitumisest. Ja tegelikult leidsin juba 3. põhjuse ka, et see on väga tore, et teid on nii palju siia kohale täna tulnud. Nagu näha, siis ma olen optimist kogu aeg, väga õnnelik. Ja täna ma siis räägin tervislikust toitumisest ja elustiilist ka, et kui mulle keegi oleks, näiteks mu sõpradest või perekonnast oleks öelnud 5 aastat tagasi, et aastal 2017, 19. augustil sa esined Rahvusraamatukogus tervisekonverentsil ja räägid toitumisnõustajana toitumisest, siis ma oleks kindlasti naernud väga palju, aga samas ma mõtlen ka, et ükski sõber ilmselt või minu lähedane inimene ei oleks isegi niisugust nalja teinud, sellepärast et nad ei oleks ise ka seda kindlasti uskunud, sest et ma kaalusingi üle 100 kilo, olin elukutseline burgeri ja krõpsusööja. Tegelesin peamiselt sellega. Et ma proovin täna rääkida natukene kõigest ja väga palju nagu süvitsi ei taha minna. Ärge ehmatage sellest slaidist ära, et ma ei hakka kindlasti nimetama kõiki neid mitokondreid ja mis iganes nimetusi me seal näeme, et ma lihtsalt räägin, miks toitumine on oluline ja peatun sellel raku teemal ainult põgusalt, et enamus inimesi, kes minu juures käivad või kellega ma toitumisest räägin, arvavad, et ainevahetus, et see tähendab seda, et kui mitu korda me vetsuspäeva jooksul käime. Tegelikult ainevahetus on palju sellisem laiem mõiste, et see tähendab ka seda, et kuidas need ained imenduvad ja kuidas need ikkagi rakuni ka jõuavad. Et kõik elusorganismid koosnevad rakkudest, nii siis ka inimene ja neid on meil üle 1 miljoni. Ja põhimõtteliselt on neid siis 4 erinevat sorti. Meil on lihasrakud, närvirakud, naharakud ja rasvarakud. Üks rakk ise ei ole tegelikult eriti millekski võimeline, et tal on endasuguseid vaja kõrvale, siis nad moodustavad koe ja saavad siis oma ülesandeid täita, et nad on meile nagu sellised ehitusüksused ja meile väga vajalikud. Kui poleks rakke, ei oleks meid ka. Millest siis need rakud tegelikult koosnevad? Rakk koosneb peamiselt valkudest ja siis see rakumembraan, see pealmine osa on siis rasvad. Ja see on ka üks peamisi põhjusi, miks tegelikult võiks vältida selliseid ekstreemseid dieete, kus on siis, et mul on vähendatud rasvasisaldusega dieet või et mul on vähendatud valgusisaldusega dieet, et kõik sellised ekstreemsed dieedid tekitavad meile rakukahjustusi, mis on meile väga
väga kahjulikud. Rakk muidugi vajab tegelikult veel erinevaid toitaineid, ta vajab ka süsivesikuid, vitamiine, mineraale ja antioksudante. Et raku kahjustus, mis siis juhtub, kui rakk on kahjustunud, siis tekivadki erinevad haigused, et meile võivad tulla erinevad põletikud, depressioon võib olla sellega seotud, aga ka näiteks sellised haigused nagu vähkkasvajad võivad olla põhjustatud raku kahjustustest. Mis on teema, mida ma võiks tegelikult iga slaidi juures rääkida, aga ma räägin selle lihtsalt siin ära, on see, et miks meil on vaja antioksudante. Et kõik te ilmselt olete kuulnud sellist sõna nagu vabad radikaalid. Vist olete, eks? Et vabad radikaalid on sellised tegelased, kes tekitavad meile raku kahjustusi. Need on alati meie kehas, me ei saa kunagi nendest vabaks, aga lihtsalt oluline on see, et neid ei oleks nagu liiga palju. Vabad radikaalid tekivad tavaliselt, meie oma organism toodab neid, kui me oleme stressis näiteks, või kui me sööme väga palju praetud toitu või suitsutatud toitu, siis me saame ka väga palju vabu radikaale. Ja selleks, et nendega võidelda, meil on vaja antioksudante ja antioksudante me saame, nüüd ma ütlen seda sõna, mida ma ütlen väga palju täna, köögiviljadest. Et toitumisnõustajad ikka kipuvad köögiviljadest rääkima. Ja nende antioksudantidega on nii, et mida erinevamaid antioksudante me saame, seda tervislikum see meil on, et kui me sööksime näiteks ainult, oletame, et me läheme dieedile, mida väga paljud inimesed teevad, siis esimene asi, mida nad poest ostavad, on, kas te teate, mis asi? Kui inimene läheb dieedile, mida ta poest ostab? Beebiporgandeid ostab. Et kui me sööksime ainult beebiporgandeid, see tähendab, me saaksime ainult beta-karoteeni antioksudantidest, siis tegelikult see beta-karoteen on võimeline kahjutuks tegema ainult ühte sorti vabu radikaale, mis on ilmselgelt vähe. Aga kui sinna juurde veel lisada näiteks C-vitamiini ja seleeni, siis on juba selline fantastiline kolmik olemas, mis võitleb palju rohkemate vabade radikaalidega. Et mida rohkem köögivilju me sööme, seda tervemad ja tugevamad me oleme, seda rohkem me suudame neid raku kahjustusi ka vältida. Mis sõltub rakkude tervisest, seda ma juba rääkisin, sellega me saame vältida väga palju haigusi. Nii. Oi, keegi on mulle siia pildid ka juurde pannud. Aitäh, Tanel. See on nüüd tänapäeva toidulaud, mis on väga palju tegelikult muutunud siin viimase 20 aasta jooksul, et enamus kliente, kes minu juures käivad, osad tulevad muidugi omast vabast tahtest, nad on selle ise otsuse vastu võtnud, nad soovivad oma elustiili muuta. Aga väga paljud tulevad näiteks ka niipidi, et perearst on neid minu juurde saatnud ja neil ei ole see otsus nagu väga paigas, et nad kõhklevad, et kas ikkagi muuta oma elustiili või äkki nad saavad mingisugused tugevad kanged ravimid endale peale ja ei pea oma elustiili muutma. Siis esimene põhjus, mis nad mulle ütlevad, miks nad ei saa tervislikult toituda, on see, et nende palgad ei ole piisavalt suured, et võimaldada endale mahetoitu. Ja kui mahetoitu ei saa, siis ei ole mõtet üldse oma elustiili muuta. Et millegi pärast arvatakse, et see mahetoit on kõigi asjade lahendus, aga tegelikult kõige suurem müüt vist ongi see, et arvatakse, et mahetoit on 100% mürkide vaba, et tegelikult see üldse ei ole nii. Mahetoitudes on ka mürgid, aga need lihtsalt imenduvad või ladestuvad siis õhust, et meil on õhus väga palju mürke ja tegelikult kui sa juba elad linnas ja proovid mürke vältida, siis parem on juba alla anda selles suhtes, et linnas on väga palju mürke ja kui me tahaksime mürgivaba toitu, siis see peaks olema kasvanud kuskil väga steriilses laboris. Et minu jaoks on ammu see täiusliku toidu rong on nii-öelda läinud. Aga ma siiski käin mahepoes ka ikkagi ja näiteks mida ma sealt ostan? Ma ostan sealt alati mune. Sellepärast, et uuringutega on kindlaks tehtud see, et mahemunades on tunduvalt rohkem neid kasulikke toitaineid, mida meil vaja on. See on ilmselt ka põhjus, miks need poes nii mitu korda kallimad on. Erinevad uuringuid on muidugi tehtud ka sellel teemal, et kas mahetoit
versus siis tavatoit, et kas tavatoidus on äkki ka rohkem toitaineid, sellepärast et neid ju väetatakse ka. Ja siis ongi väga palju selliseid uuringuid tehtud juba aastast 1994 ja kõik uuringud alati tulevad erinevatele tulemustele, et ühelt poolt mõnikord ongi tavatoidus rohkem toitaineid, justkui see tekitab tunde, et võiks eelistada tavatoitu ja siis tehakse järgmine uuring, kus siis öeldakse, et ei, ikkagi selles tavatoidus on rohkem neid toitaineid ja siis põhjendatakse seda sellega, et need väetatud köögiviljad näiteks, et nad on nagu sunniviisiliselt pandud kiiremini kasvama ja valmima ja tänu sellele ei ole seal liiga palju toitaineid. Et see ongi et mahe versus tavatoit, et ma ei eelistaks ei ühte ega teist, vaid et kord ühte ja kord teist. Et veel, mis on uuringud öelnud näiteks seda, et kui võrrelda maheliha siis tavalise lihaga, et siis maheliha valgusisaldus on pisut väiksem kui siis sellel tavalihal. Aga tegelikult see ei ole üldse miinus, kui mõelda selle peale, et kui palju me tegelikult valku üldse igapäevaselt sööme ja eriti loomset valku, et võib-olla siis liha puhul just eelistadagi seda maheliha. Siis mis veel tänapäeva toidulauaga on väga palju muutunud, on naatriumi ja kaaliumi omavaheline suhe, mis on tasakaalust tõesti välja läinud tänu sellele, et meie toidulaud on muutunud järjest soolasemaks. Et ühelt poolt on selle põhjuseks toidutootjad, kes panevad järjest rohkem soola sisse, et need toidud kauem säiliksid, aga teiselt poolt on ka see, et meie organism on selle soolase toiduga harjunud ja nõuab kogu aeg järjest soolasemat toitu. Et ideaalne selline naatriumi ja kaaliumi suhe peaks olema tegelikult 1:5 kaaliumi kasuks. Kaaliumi me mõistagi saame kust kohast, mis mu lemmiksõna on, köögiviljadest. Ja naatrium on siis sool, et Eestis ei ole selliseid uuringuid tehtud, aga näiteks USAs arvatakse, et see naatriumi ja kaaliumi suhe on hoopiski mitte enam kaaliumi kasuks, vaid juba naatriumi kasuks ja 1:2. Et selline olukord ei ole ka muidugi kindlasti mitte üldse tervislik, sellepärast et see tekitab vererõhu tõusu ja turseid, aga jällegi suurendab väga oluliselt ka erinevate vähkkasvajate tekkimist. Ja samas tekitab ka väsimust. Et kui ma vaatan täna hommikul ka, tulin siia bussiga, siis ma nägin nii palju väsinud inimesi. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas nad söövad soolast toitu või siis me jõuame veel teiste põhjusteni ka, et miks nad võivad väsinud olla. Rasvade omavaheline tasakaal on ka meil tänapäeva toidumenüüga oluliselt muutunud. Et tegelikult see rasvade tasakaal on üldse üks väga selline suur ja keeruline teema ja sellest võiks mitu päeva rääkida, aga kõige olulisem ilmselt rasvadest rääkides on omega-6 ja omega-3 omavaheline suhe. Et omega-6 me saame tänapäeval igalt poolt, et me saame seda teraviljadest, aga me saame ka seda igalt poolt loomsest kraamist, mida me sööme, sellepärast et väga tihti neid loomi, kelle liha me sööme, toidetaksegi omega-6-ga. Ja omega-3 me peaksime siis saama chia-seemnetest, linaseemnetest, aga ka mereandidest. Aga järjest rohkem on neid inimesi, kes kala ja mereande näiteks üldse ei söö, seemneid ka ei taha, et siis neil nagu seda omega-3 tegelikult organismis eriti ei olegi. Et Eestis jälle vastavad uuringud puuduvad, aga USAs on näiteks tehtud selline uuring, et kui see rasvade omavaheline tasakaal ideaalis peaks olema 1:1 või 1:2 omega-6 kasuks, siis USAs arvatakse, et see on 1:25 omega-6 kasuks ja Eestis paljud arvavad, et eestlastel on 1:16, aga kus see number võetud on, seda ma nagu ei oska öelda. Mis see rasvade omavaheline tasakaal, kui see ei ole paigas, siis jälle keha on hästi vastuvõtlik igasugustele erinevatele haigustele ja kõige rohkem just erinevatele põletikele, et kui on näiteks igasugused nohud ja köhad ja palavikud ja viirused tulevad ligi, siis ma alustaks omega-3 toidulisandi võtmisest kindlasti. Et siin on ka palju vaieldud selle üle, et kas võtta omega-3 toidulisandina või siis ikkagi süüa rohkem kala näiteks. Et aga selle kalaga ka tänapäeval, nagu ma ennem ütlesin, et
see täiuslik või ideaalse toidurong on läinud tegelikult, et kui me näiteks võtame mingi Norra kasvatuse kala, ostame poest, me ei saa kindlad olla muidugi, aga väga paljud need kalad söödetakse samamoodi omega-6-ga ja siis, kuna ta ise pole omega-3 kuskilt näidki, siis ka temas endas seda omega-3 üldse ei olegi. Et ma ise olen optimist ja mina ikkagi tahan alati loota, et kui ma kala söön, et siis ma saan omega-3 ka ja nendel päevadel, kui ma siis kala söön, siis ma omega-3 ei võta, aga kõikidel teistel päevadel ma võtan omega-3 toidulisandina juurde. Nüüd ma tahan avaldada teile ühe saladuse, mida kõik toidutootjad teavad, et kui siin on mõni toidutootja, siis talle on see vana uudis, aga väga palju on arutletud selle üle, et mis meid paksuks teeb, et kas meid teeb paksuks suhkur või meid teeb paksuks rasv. Erinevad koolkonnad on ka selle täitsa olemas nendel. Aga tegelikult on niiviisi, et hästi lihtne näide on näiteks, et kui me võtaksime selle valge rafineeritud suhkru ja prooviksime seda lihtsalt lusikaga süüa, et kui palju me siis suudaksime seda süüa. Mitte eriti väga palju, oleneb inimesest muidugi, mõni suudab, aga üldiselt me ei suudaks seda väga palju süüa. Ja kui võtta näiteks hea näide rasvast, võtame vahukoore, mis on veel paki sees, ja proovime näiteks seda tarbida, et kui palju me siis suudaksime seda süüa, ka mitte nagu väga palju. Kui me paneme 2 asja kokku, siis on hoopis teistmoodi, et me suudame palju rohkem, kogused lähevad palju suuremaks ja ongi kindlaks tehtud, et see kombinatsioon suhkur ja rasv koos, kui kuskil toidus esineb, et siis me suudame kuni 15 korda oma sellest tavakogusest üle süüa, mis on väga huvitav, aga samas ka hirmutav. Ja loomulikult seda kombinatsiooni või seda saladust kõik toidutootjad teavad, et vaadake ükskõik kuhu, igal pool on see suhkur ja rasv olemas, et minu enda jaoks on väga hea näide näiteks juustukook. Ma ei ole kunagi saanud endale tervet juustukooki kingiks kuskilt ja ei ole julgenud kuskilt kohvikust tellida endale tervet juustukooki, toorjuustukooki just, aga mõtlen, et kui mul see oleks, et kui palju ma suudaksin sellest siis ära süüa, ilmselt väga palju. Siis ma tahtsin rääkida kohvist, et meie tänapäeva toidulaud on selline, et me joome väga palju kohvi, et võite teinekord esmaspäeval näiteks kas või töö juures või esmaspäeval näiteks üle lugeda, et kui mitu korda päevas teile pakutakse kohvi. Lähed kuhugi kohtumisele jälle, kohvi tahad või lähed juuksurisse või ükskõik kuhu, siis esimene asi on, kas sa kohvi tahad ja ikkagi tahad vastata jaatavalt ja siis lõpuks tuleb välja, et see kohvikogus läheb väga suureks. Mul oli kunagi üks klient, kes arvas, et samamoodi perearst saatis ta minu juurde ja ta arvas, et tal on kindlasti vähk, ta ei tea täpselt milline, ilmselt sooltevähk ja tal ei ole väga kaua jäänud elada, aga perearst ei saada teda vähiuuringutele ennem, kui ta käib minu juures ära. Ja siis lõpuks tuli välja, et ta jõi päevas 13 tassi seda kohvi, mis põhjustaski kõik tema hädad. Et paljud arvavad, et kohv aitab seedimist soodustada. Tegelikult on otse vastupidi, et ta takistab toitainete imendumist ja sellepärast kõige parem aeg kohvi juua on tegelikult toidukordadest täiesti eraldi. Muidugi hommikul on seda võib-olla keeruline inimestel jälgida, aga näiteks kui keegi joob rohkem kui 1 tassi, et siis ülejäänud kohvikorrad võiksid jääda küll toidukordadest pigem eraldi ja see on oluline seda teada ka siis, kui inimesed tarbivad erinevad toidulisandeid või tablette, et siis on samamoodi, et kui neid koos või kas või samas tunnis võtta, siis see imendumine on kohe häiritud. Kui keegi otsustab kohvist loobuda, siis on jälle omad raskused sellega, et esimesel nädalal võib, suht suure tõenäosusega mitte võib, vaid tekibki peavalu, mis kestab kuskil 1-3 päeva ja on väga selline intensiivne, et see on see periood, kus siis need kohvimürgid hakkavad meil kehast väljuma. Mina ise olen proovinud kohvist loobuda 3 korral, iga kord olen saanud peavalu ka ja siis lõpuks ikkagi see kohvivaba periood on kestnud kuskil 2 kuud ja siis ma ikkagi tunnen kuskil seda lõhna ja see tundub nii ideaalne ja siis ikkagi tänaseks päevaks ma olen seal maal, et ma ikkagi joon kohvi ja mul on reegel kuni 1 tass kohvi päevas. Täna mul on see võimalus veel kasutamata.
ja ma jõuan veel täna kohviga juua. Aga kohv ei ole muidugi mitte ainult halb ka, et tegelikult ei saa ühegi toiduaine kohta öelda, et kas üks asi on nüüd 100% halb või 100% hea. Et kohvis tegelikult on väga palju antioksudante ka, eriti kui seda juua mustalt. Et kui muidugi paljud arvavad, et see teeb maole karuteene, aga tegelikult see nii ei ole. Et kui panna piima ja suhkrut juurde, siis see oluliselt pärsib nende antioksudantide imendumist. Stressist tahtsin ka rääkida, seda on meil ka rohkem kui 20 aastat tagasi, aga väga hea soovitus muidugi oleks, vältige stressi, aga see vist väga hästi tänapäeval see nõuanne enam, ma arvan, see ei toimi. Aga mis stressi kohta ja toitumise kohta, mis on oluline teada, on see, et kui muidu on meie organismi ülesanne number 1 on meie ainevahetus, seedimine ja ainevahetus, siis stressi olukorras tegelikult me oleme valmis kas hüppama ära kuhugi või ründama. Ja see on ülesanne number 1, seedimisest saab ülesanne number 2 ja tänu sellele see seedeprotsess on aeglasem ja ei ole enam nii perfektne, kui ta oleks siis, kui see oleks prioriteet number 1. Stressiga seoses on juhtunud muidugi veel asju, et kõik need päevased meie mineraalide ja vitamiinide päevased kogused, mis on meile soovitatud, et väga paljud toitumisteadlased ütlevad, et tegelikult stressi olukorras need kogused suurenevad oluliselt, et näiteks C-vitamiini puhul ka päevane kogus on kuskil alla 100 milligrammi, ma täpselt ei teagi, seal on meestel ja naistel erinevad kogused, aga väga paljud toitumisspetsialistid juba soovitavad 1000 milligrammi päevas näiteks. Et see alla 100 milligrammi öeldakse, et on nagu tilk merre. Ja siis plussid ja miinused, millest ma natukene juba rääkisin ka, et minu käest väga tihti küsitakse, saadatakse Facebooki mingi pilt või kirjutatakse või helistatakse, et ma olen siin, ma söön seda, kas see on tervislik, kas ma võin seda süüa? Ja see on kõige keerulisem küsimus üldse minu jaoks, sellepärast et vanasti, kui ma ei olnud veel toitumisnõustajaks õppinud, aga olin juba alla võtnud, et siis ma olin väga suur kaasarääkija, et oi, ära seda söö ja söö seda ja väga selline põhjapanevaid lauseid ütlesin. Aga mida rohkem ma koolis käisin, seda vaiksemaks ma jäin. Ja tegelikult tänaseks ma olen aru saanud sellest, et ükski toit ei ole lihtsalt tervislik või lihtsalt ebatervislik, et igal toidul on omad plussid ja omad miinused. Ja kui mu kliendid on täitnud toitumispäevikut, siis nad saavad ise ka tegelikult aru, kui kohutavalt üksluine on nende menüü, et nad söövad tegelikult päevast päeva põhimõtteliselt mingid 10 asja ja see on kõik. Ja tänu sellele 10 asjale nad koguvad väga kindlaid miinuseid ja väga kindlaid plusse, mis on jälle see, mis meid haigeks muudab, sellepärast et mida rohkem erinevamaid plusse me kogume, seda kasulikum see on ja mida rohkem erinevaid miinuseid, seda parem see on, sest muidu ühest miinusest saab lõpuks väga suur miinus ja see tekitab juba erinevaid haigusi ka. Ja uus slaid. Kuidas toit mõjutab meie välimust, energiat ja tundeid? No sellesse ma kunagi muidugi üldse ei uskunud, sellepärast et ma arvasin, et toit on lihtsalt selline asi, millega me saame kõhu täis, aga tegelikult see tõesti mõjutab väga oluliselt meid, et enamus naistel, kui naisi kuulata, siis neil on kõigil juuste, naha ja küüntega omad probleemid või siis kõikide nende asjadega korraga või siis mõne asjaga eraldi, kogu aeg on mingi häda nendega. Ja see on tegelikult väga loogiline ka, et kui meil on selline menüü, kus on toitaineid vähe, mitte nagu kaloraaži mõttes oleks vähe toitu, vaid just toitainete mõttes on vähe toitu, siis on juuksed, nahk ja küüned need, mis saavad toitaineid kõige viimasena. Mõnikord organism ka valib näiteks, et juuksed saavad, aga nahale ja küüntele ei jätku näiteks. Siis see seletab seda, et miks mõnel inimesel on ainult juustega probleem või mõnel ainult küüntega, aga mõnel kõigega korraga. Juuksed tegelikult on nad on nagu meie luud. Et ka koosnevad kuskil 70% osas valkudest. Valkudega meil üldiselt probleeme ei ole, meil on väga valgurikas menüü tegelikult, aga mis võib juustele probleeme tekitada, on just vesi, et kuskil 15% juustest moodustub vesi.
ja me joome tegelikult vett. Ma ei oska siin saalis olijate kohta öelda, aga kui ma mõtlen oma klientide peale, siis kõik, kes minu juurde tulevad, joovad ikka väga vähe vett. Et tegelikult see normaalne kogus on kuskil 0,30 milliliitrit ühe kehakilogrammi kohta ja see on normaaltingimustes mõeldud, et sa ei tee trenni juurde, ei higista liiga palju ja sinna alla on mõeldud siis ka see toit või toidust saadav vedelik. Aga kui me näiteks joome kohvi ka veel juurde, siis tuleks sellele, ütleme, see on 1 tass kohvi, siis tuleks siia veel 2 sama suurt tassi vett juurde juua, sest et kohv viib ka vedelikku kehast liialt välja. Ja miks ei piisa juuste puhul näiteks sellest, et ma ei tea, käime salongis ja ostame väga kalleid šampoone, balsameid ja maske endale, sest tegelikult nendega me toidame juukse karva, mitte juuksejuurt ja see juuksejuur on just nagu peanaha all ja seda saab selle olukorda saab muuta ainult läbi toitumise. Nahast rääkides, mis on enamus inimeste naha probleem on see, et nahk on kuiv. Õudselt peab kreemitama kogu aeg. Aga see probleem laheneb ka siis, kui inimesed hakkavad omega-3 rohkem tarbima, kas siis kala või toidulisandit. Et tegelikult selle omega-3-ga saabub üldse väga palju plusse inimese ellu. Aga naha seisukorrast rääkides veel kindlasti väga oluline vitamiin on E-vitamiin, mis aitab seda elastsust ja niisutatust siis nahas hoida. Aga kes tahab siis enneaegset vananemist pidurdada, siis selle jaoks on tegelikult olemas selline veel võimsam aine kui E-vitamiin. Sellest ainest nagu väga palju ei räägita, aga ta on väga tõhus. Selle nimi on astaxantiin, mis siis samamoodi aitab kehas, nahas seda niiskust hoida, elastsust hoida ja kui teda on kehas liiga palju, mida ma ütlen kohe, et tegelikult ei ole, kui lihtsalt nagu toituda ja seda mitte toidulisandina juurde võtta, kui teda oleks nagu organismis rohkem, siis ta tegeleb ka kortsude ärahoidmisega. Et see on selline imeline antioksüdant. Siis energiatasemest, küüntest ma ei rääkinud, vabandust. Küüned on ka samamoodi nagu luud ja juuksed, et enamjaolt nad koosnevad valkudest. Valkudega meil probleeme ei ole, aga siin on samamoodi see vedeliku probleem, et kui küüntes on vähem vett kui 16%, siis nad muutuvad hästi hapraks, et väga palju tegelikult küünte tervise puhul teeb ära normaalne vee joomine. Väga paljud uuringud on muidugi näidanud ka seda, et küünte tervist väga ei saa toidulisanditega parandada, et on mõned üksikud erandid, aga valdavalt siiski ei saa. Siis küüntel on väga oluline kindlasti ka raud, et kui inimesel on rauapuudus, mida väga paljudel naistel on, siis küüned on ka kohe haprad ja ei kasva. Ja väga suurt kroonilist rauapuudust näitab näiteks see, kui siin pöidlaküüntel siin keskel on selline lohk, et siis peaks juba kiiresti minema kuhugi perearsti juurde. Ja küünte puhul veel, et kui on sellised valged täpid küünte peal, mitte nagu mul üleni valged, et siis on märk tsingipuudusest ja siis samamoodi, ega küüned on ka sellised haprad. Energiatasemest tahtsin ka rääkida muidugi. Mina isiklikult väga palju jälgin seda, et mis tunde erinevad toidud minust tekitavad. Kindlasti vaatan ka seda, et kui kaua mul kõht täis püsib mingi toiduga, aga kindlasti soovitan ka vaadata, et näiteks lõunasöögi ajal, et kui inimesed lähevad kuhugi kohvikusse, võtavad seal päevaprae ja siis pärast tunnevad, et oi, et nüüd küll ei jaksa enam midagi teha. No siis nad tavaliselt võtavad veel ühe kohvi juurde ja teevad muidugi endale jälle karuteene sellega, aga alati tasub vaadata, kuidas erinevad toidud just sinu organismile mõjuvad. Energiataseme juures talvisel perioodil on väsinud inimesi muidugi eriti palju. Muidugi sellepärast ka, et päikest ei ole ja kogu aeg ongi uni, aga väga paljud inimesed, eriti eestlased, on ju ka sellises tugevast D-vitamiini puuduses. Ja kas te teate, millistel inimestel ei esine kevadväsimust? Nendel inimestel, kes talve jooksul natukenegi liigutavad ennast päevas siis vähemalt 40 minutit ja kes võtavad toidulisandina D-vitamiini juurde. Et D-vitamiin annab
väga palju energiat inimestele juurde, et kindlasti tasub oma D-vitamiini tase perearsti juures näiteks ära määrata, et meil ka kliinikus tehakse seda ja Synlabis ka, et see vist maksab erakliinikutes ja Synlabis kuskil 15 €, aga perearstid teevad seda tasuta. Paljud muidugi, kes talvel käivad igasugustel päikesereisidel, et nemad arvavad, et nemad ei pea D-vitamiini võtma, sellepärast et neil on need nädalased või 2-nädalased reisid, aga nad ei tea tihtipeale seda, et kui nad kasutavad päikesekaitsekreeme, siis nahk ei sünteesi D-vitamiini, et see on sama hea, kui oleks keldris elanud. Emotsioonidest ka räägime. Ja, et need inimesed, kes tahavad olla valdavalt õnnelikud, need peaksid kindlasti sööma vähem loomset valku, ehk siis liha ja piimatooteid. Ma olen mitu korda nüüd oma siin esitluses rääkinud, et ikka vähem valku ja valku on nii palju ja tegelikult ega keegi täpselt ei teagi, mis see õige valgukogus on. Praegu usutakse, et 0,8 kuni 1,5 grammi ühe keha kilogrammi kohta valku on okei. See on umbes, ma ei tea, peotäis, umbes selline suurus nagu tükk liha. Aga me kindlasti ületame seda kogust, ma arvan, iga toidu korraga, sest et kui käia lihtsalt ringi kuskil restoranides ja siis meie menüüd on ikka väga sellised valgupõhised. Aga see loomne valk takistab õnnehormooni tootmist, mis on kindlasti selline hea tujutoit, on tegelikult banaan. Ja just selle sama suure kaaliumi sisalduse tõttu, et tegelikult ka selle õnnehormooni tootmise menüü on hästi selline spetsiifiline ja keerukas, aga see tasub teinekord ära. Toidu talumatustest. Jälle nii kihvti pildi on Tanel pannud. Aitäh! Et enamus kliente jälle, kes minu juurde tulevad, nad on väga palju guugeldanud, väga paljud on neist väga teadlikud ja siis nad istuvad maha ja ütlevad nii. Neil on kindlasti talumatus. Enamus pakub, et neil võiks olla laktoositalumatus ja kindlasti on ka gluteeni talumatus, täiesti raudselt kohe. Ja siis, kui me teeme erinevad uuringud ära kliinikus, siis ikkagi tuleb välja, et tegelikult siiski ei olnud. Et mis on nagu selle talumatuse ja allergia vahe tegelikult ongi see, et allergia on hästi tugev reaktsioon, see ei jää kindlasti märkamata, et kas inimesel tekivad mingid hingamisraskused või väga tugev lööve või mingid valud või et inimene saab kohe aru, midagi on valesti ja väga tihti ta oskab seda isegi nagu seostada mingisuguse toiduga. Organism nii talumatuse kui ka allergia puhul tegelikult see on nagu organismi eripära, et ta suhtub mingis toitainesse kui mürki. Aga talumatus on selline nagu pehmem vorm natukene ja ta on selline ka salakavalam, et kui allergia tuleb välja kohe, siis talumatus võib välja tulla ka kuskil 3 päeva pärast alles ja siis inimesel on nagu väga raske seostada, et ja ma ju 3 päeva tagasi jõin piima, et ilmselt selle pärast siis. Aga väga paljud inimesed muidugi kahtlustavad, et neil kindlasti on talumatus. Levinumad talumatused ongi laktoositalumatus, siis on kaseiini talumatus, mis on siis piimavalk tegelikult, ja siis gluteen ehk siis teraviljavalk ja väga palju esineb ka sellist munaallergiat. Osad talumatused me tekitame endale muidugi ise ka. Ma ei teagi, kas see on hea või see on halb, oleneb võib-olla toiduainest, aga üks selline hea näide näiteks on hernesupp. Et ma vaatasin, see on meil täna menüüs ka, on ju. Püree hernesupp on, et inimesed tavaliselt söövad hernesuppi kuskil korra aastas, näiteks kui on see vastlapäev ja siis söövad seda, mõtled, et oi, see on ju tõesti hea supp, et oi, kui maitse, miks ma seda varem pole niimoodi nagu tihemini söönud, ma võtan 1 kausi veel, on ju, ja siis ta sööb 2 kausi ära ja siis varsti hakkab tal mingi seedehäire, tõenäoliselt gaasid ja võib-olla midagi veel ja siis päeva lõpuks siis ta otsustab, et ei, need herned ei ole minu teema, et pigem siiski mitte. Ja järgmine aasta kõik muidugi uuesti kordub, on ju, aga mis tegelikult siis nagu juhtus? Tegelikult on see, et meil on iga asja seedimiseks oma ensüüm olemas.
nagu laktoosi puhul näiteks meil on ensüüm nimega laktaas. Ja kaunviljade puhul, herneste puhul on ka oma ensüüm olemas. Aga kuna me teda absoluutselt muul ajal ei kasuta, siis ta loomulikult ei ole töökorras. Ja siis ta saab äkki sellise suure koguse, ta ei tule sellega lihtsalt toime, see on tema jaoks nagu väga keeruline olukord. Ja see seedimine ei olegi täielik. Ja tänu sellele tekib mingi seedehäire ja siis me edaspidi jälle väldime neid herneid. Et tegelikult, kui me oleksime teinud niiviisi, et näiteks 3 eelneval päeval söönud natukene herneid, siis ütleme 4. päeval need 2 kaussi hernesuppi ei oleks nagu mingit probleemi tegelikult tekitanudki. Ja väga palju on ka teiste toitainetega täpselt samamoodi, sest hernesupp on nagu kõige selline markatsem näide, sest see tavaliselt juhtub peaaegu iga inimesega nii. Väga tihti näiteks inimesed, kes arvavad, et neil on gluteenitalumatus, loomulikult nad hakkavad gluteeni kohe vältima, nisujahu, kõik välja, ei, seda me ei söö. Ja siis, kui sa ükskord, siis ütleme, läheb, ma ei tea, 6 aega mööda näiteks, ja sa ükskord ikkagi satud seda nisujahu sööma, siis loomulikult sul on kohe halb olla, sa tunned, et nüüd sa oled väsinud ja energiat ei ole ja ikka mulle ei sobi see ja siis selge pilt gluteenitalumatus. Tegelikult lihtsalt see on seesama ensüümi küsimus jälle, et kui me nüüd järgmine päev ka natukene võtaksime seda nisujahu, siis oleks juba tõenäoliselt parem mitte, et ma ütleksin nüüd, et nisujahu on hea. Tegelikult ikkagi ei ole, ta tõstab liiga palju veresuhkrut, aga see on nagu üks selliseid levinumaid näiteid ja ma ise ka kogen seda muidugi, et ma igapäevaselt ei söö nisujahu ja kui ma mõnel hetkel siis ikkagi otsustan, siis ongi halb olla. Kuidas talumatust ära tunda? Õige vastus siin on, et see on keeruline. See on keeruline, sellepärast kuna see on hästi individuaalne see talumatus, siis see võib avalduda ükskõik mismoodi, et see võib olla kas mingisugune kerge nohu, samas võib olla ka väga selline kurvameelsus, võivad tekkida depressioon, see võib olla mingid punnid, lööve, mis iganes asi või näiteks hästi levinud on ka selline, et inimene tunneb, et ta on nagu paistes, et need püksid, mis ta hommikul jalga pani näiteks, mingil hetkel tunneb, et nagu ta oleks vist 5 kilo juurde võtnud, et midagi on nagu valesti. Et see võib olla ka märk sellest, et on talumatus. Mis on talumatuse puhul väga hea tegelikult, et kui eemaldada see toiduaine menüüst, mis näiteks on aastaid aknet tekitanud, siis see akne võib kaduda kuskil 1,5 nädalaga juba, et kiire reageering ja kiired tulemused. Aga ärevus on muuseas see, mis võib olla tihti talumatuse märk. Aga mis on hea uudis nii toidu talumatuse kui allergia suhtes on tegelikult see, et kui me suudame oma immuunsussüsteemi tugevdada, siis organism tuleb nende toitainetega ka paremini toime, et näiteks võivad osad talumatused ka märkamatuseni kaduda, aga see immuunsussüsteemi tugevdamisest ma räägin juba mõnes siin järgnevas slaidis, et erinevad testid, selle peal ma nüüd peatun pisut vähem, sest mul on aega jäänud ka vähem, on ju. Ja et ühesõnaga on nii koduseid teste, kui on ka neid, mis tehakse kliinikutes ja kõik on tegelikult suhteliselt adekvaatsed. Söö ennast vormi. Kogused. Et kui mina ise olin üle 100 kilo, siis ma olin oma harjumuste ori selles suhtes, et ma olin harjunud sööma ja kõik mul käiski kogu aeg ümber toiduga, et ühes väga heas raamatus ma lugesin ka, et mis eristab ülekaalulisi inimesi teistest inimestest. Muidugi üks asi ongi kehakaal, on ju, aga teine asi on see, et ülekaalulised inimesed mõtlevad terve päeva toidust, välja arvatud siis, kui nad tegelikult söövad, et siis nad lihtsalt lahmivad seda endale sisse. Aga kogustest rääkides, et ma olen enda jaoks välja töötanud väga kindlad hommikusöögid, mida ma söön ja hommikusöök on minu jaoks päeva kõige suurem toidukord ja siis ma nagu tunnen, et ma ülejäänud päeva olen toidu suhtes rahulikum
et mul ei ole erinevaid isusid ja toit ei ole minu jaoks nagu nii tähtis, sellepärast et mul juba on kõht täis. Et see on nagu autogagi, et sa alguses tangid ja siis lähed sõitma. Ja kui juhtub näiteks nii, et ma lähen oma vanemate juurde külla maale, siis no nemad ei taha, et mina lähen sinna oma toidureeglitega neile rääkima, et mis sööge seda, see on tervislik ja seda ei tohi üldse süüa ja siis ma ei võta midagi kaasa ja ma pean siis hommikul sööma seda, mis mulle antakse. Tavaliselt ei ole see toit, millega ma olen nagu harjunud ja ma söön seda koguseliselt vähem ja mis siis kohe juhtub sellel päeval. Ma käin mööda neid köögikappe ja otsin nagu, et kuule ema, kas sul ei ole midagi head või tahaks midagi, aga ma ei tea nagu, mida ma tahan. Ja siis ma leian sealt igasuguseid asju, šokolaade, mida ma tahalt üldse ei söö ja igasuguseid muid selliseid asju, ma söön need kõik ära ja aga ma tunnen ikkagi, et see isu nagu, mis mul hommikul nagu oli, et see on alles, see ei ole nagu ära rahuldatud. Siis ma lähen õhtul külapoodi. Ostan sealt igasuguseid asju kokku, sealt küsitakse ka, et kuule, kas sa seal linnas muidu toitumisnõustaja ei olnud või? Olin ja, aga praegu on nädalavahetus on ja siis ma söön ikka igasuguseid asju, loomulikult õhtul mul on kurb meel, ma mõtlen, mida ma kõik teinud olen, siis ma mõtlen selle peale, et aga tegelikult ma olengi linnas toitumisnõustaja, võib-olla ma ei oleks tohtinud siiski, aga see kõik tuleb sellest, et ma ei saanud hommikul oma kõhtu täis, et mul olid sellised isud, et väga hea ongi, kui hommikusöök on kõige suurem toidukord, see lõuna ja õhtusöök võivad olla nagu võrdsed või siis õhtusöök kõige väiksem ja loomulikult võib teha ka vahepalasid. Mina ise hommiku ja lõunasöögi vahel vahepala ei tee, sellepärast et mul on tõeliselt suured hommikusöögid. Kiudainetest tahtsin ka rääkida, et see on nii oluline. Enamus kliente, kes minu juures käivad, saavad oma igapäevasest menüüst kuskil, no kui nad söövad nagu hästi, siis nad saavad kuskil 11–12 grammi kiudaineid, mis on tegelikult nii vähe. Meil on igapäevaselt vaja 25–35 grammi kiudaineid ja see tähendab seda, et inimene elab iga päev nii tugevas defitsiidis, et tegelikult mis need kiudained teevad, ergutavad meie seedimist ja aitavad meil veresuhkrut tasakaalus hoida, mis on kaalulangetuse seisukohalt üli oluline. Väga paljud inimesed on muidugi kuulnud seda märksõna kiudained ja siis nad ütlevad, et ma saan neid küll, et ma söön seda täistera leiba ju. Aga kui sa võtad näiteks, söödki 2 viilu päevas näiteks täistera leiba, siis see tähendab seda, et sa saad kuskil 6 grammi neid kiudaineid. Et kiudaineid, kust siis veel saab peale täistera, loomulikult köögiviljadest, puuviljadest ja kaunviljadest. Et kaunviljad on ka meile suhteliselt võõrad, et me igapäevaselt neid ei söö, kuigi võiks, sest et seal on tõesti see kiudainete vahekord on väga hea. Toidulisandid. Toidulisanditest ma tahtsin ka muidugi rääkida, et väga paljud minu kliendid on alguses väga tugevad toidulisandite vastased. Nad ütlevad, nemad seda keemiat ei taha ja neile ikkagi ei sobi, aga mina leian seda, et tänapäeval ikkagi ei saa lihtsalt nagu toidu peale lootma jääda, et näiteks Norras tehti paar aastat tagasi üks selline uuring, kus uuriti, et kui palju C-vitamiini sisaldab apelsin. Te võite arvata, mitu protsenti see võis olla. Sellel hetkel oli see 0%. Et sa sööd tegelikult apelsini, sa mõtled, et sa saad sealt C-vitamiini, aga tegelikult sa ei saagi. Et see ei ole muidugi igal aastaajal nii, et mõnikord oleneb aastaajast, aga mõnikord tulevad need apelsinid ju niiviisi, et nad valmivad kuskil konteineris hoopis, nad ei ole ise päikesevalgust saanudki ja siis saa neilt nagu väga loota ka, et seal seda C-vitamiini oleks, et mina alati ise soovitan oma klientidel kindlasti võtta toidulisandina juurde omega-3, millest ma olen siin täna 100 korda rääkinud. Kindlasti soovitan võtta ka D-vitamiini, enne see tase kindlasti ära määrata. Ja ise ma võtan C-vitamiini ka juurde lihtsalt sellepärast, et tuju oleks veel parem, sest et see on sellega otseselt seotud ikkagi. Siis seedimise tuunimine, et väga paljud seda ei tea, aga seedimisest 80% sellest, kui tugev on meie immuunsussüsteem, sõltub sellest, mis olukorras on meie seedimine. Mul endal kodus telekat ei ole, aga ma nägin ühe sõbranna juures, et kassi toidureklaam oli ka kuidagi niiviisi tehtud, et oli ka öeldud, et kassi seedesüsteem või immuunsussüsteemist oleneb ka vist mingi 75%. Siis mõtlesin, et huvitav, et kassidele öeldakse ka sama asja. Et kuidas siis seda seedimist siis tuunida? Et väga hea on näiteks, kui me
kasutaksime, sööksime hapendatud tooteid, kus on väga palju baktereid meile kasulikke. Et näiteks ma ise teen niiviisi, et ma ostan alati turult seda värskelt hapendatud kapsast ja siis iga päev, hommikul ma mõnikord ei jõua, aga päeva jooksul ma söön alati näiteks ühe supilusikatäie seda ära. Muidugi on ka igasugused probiootilised jogurtid ja asjad olemas, et oma seedesüsteemi toetamine heade bakteritega on siinkohal nagu väga hea. Aga meil ei ole ainult mitte häid baktereid meie sees, vaid meil on ka halbu baktereid, kes tahavad meile head. Muidugi, elu peabki selles suhtes olema tasakaalus ja ega halbadest bakteritest ka kunagi lahti ei saa ja me ei ole kunagi üksi, et meid on alati siin sees väga palju. Aga üks selline kodumaine supertoit, mida peale kindlasti nüüd ära ehmatate, on toores kukeseen. Et neid võiks suve jooksul ikkagi paar tükki, kui mitte 10 tükki ära süüa, et kui alguses tundub, et see maitse ei ole nii hea, siis võib teha näiteks niiviisi, et tükeldad selle kukeseene ära, paned näiteks tomatit juurde ja sööd näiteks leivaga ära, et mina täna juba nagu leian metsast juba söön ära, et mida kiiremini see seen selle juure küljest ära võetakse, mida kiiremini see suhu jõuab, seda rohkem on seal neid kasulikke aineid, et kui ta on juba juure küljest lahti võetud, siis hakkab sealt neid häid aineid ka välja voolama. Et kindlasti soovitan süüa toorest kukeseent. Veresuhkru tasakaalustamine, sellest tahtsin ka rääkida, see on ausalt viimane teema. Ma panen lihtsalt selle ka, saate seda nii kaua vaadata. Et veresuhkru tasakaalustamine, et on selles suhtes oluline, et just nagu kaalulangetajate seisukohalt, et see on nagu võtmetähtsusega, kui inimesed soovivad kaalust alla võtta, et mida me tavaliselt teeme, et kui me sööme erinevaid rafineeritud tooteid, eriti just rafineeritud tooteid, siis meie veresuhkur tõuseb väga kiiresti, väga kõrgele. Aga mis see tähendab? See tähendab ka seda, et täpselt sama kiiresti langeb talle liiga madalale ja kui me niiviisi oma veresuhkruga mängime, siis meil tekivadki erinevad igasugused isud, kogu aeg tahaks nagu midagi, eks ju. Ja on üks väga hea dieet olemas veresuhkru tasakaalustamiseks, mille nimi on Keeka dieet. Ja seal on niiviisi, et on natuke nagu punktisüsteemi moodi, et ainult süsivesikud annavad punkte ja tohid süüa päevas 45 punkti, ehk siis põhitoidukorrad on 10 ja vahepalad on siis 5 ja õhtul võib siis veel ühe vahepala teha, et 45 oleks kokku. Kui ma seda koolis õppisin, siis me pidime loomulikult ka selle dieedi läbi tegema. Ja siis hakkasin oma eelmise päeva menüüd kokku arvutama lihtsalt, et mitu punkti on. Ja sellel ajahetkel ma olin ikka väga ekstreemselt tervislik toitu ja ikka, ma ikka väga vaatasin, mida ma endale suhu pistan. Ja ma sain 96 punkti. Tegelikult maksimum oleks võinud olla 45 ja siis ma vaatasin tabelist järgi, et isegi 2-meetrine mees, kes treenib iga päev 2 tundi, ei tohi endale sellist veresuhkru kõikumist lubada, sest see tekitab jälle teise tüübi diabeeti ja igasuguseid teisi haigusi, aga ka kaalulangetuse seisukohalt see veresuhkru stabiliseerimine on väga oluline ja kui nüüd mõelda selle Keeka dieedi peale, siis näiteks banaan on täiesti keelatud toode, sellepärast et ta annab 17,6 punkti ja seda ei saa ühelgi toidukorral endale lubada. Aga jälle, ükski toiduaine ei ole lihtsalt 100% halb või 100% hea, et oleneb jälle, kust vaatenurgast vaadata, et hea toiduna on banaan jälle väga hea, et nii on, et ükski toit ei ole lihtsalt tervislik ega ei ole ka lihtsalt ebatervislik. Ma panin selle toitumispüramiidi ka siia, ma tean, kõik inimesed vist vihkavad seda, kui toitumisnõustaja näitab toitumispüramiidi, aga lihtsalt see võtab kogu selle minu jutu kokku, et kui süüa nii, nagu siin kirjas on, siis peaks kõik nagu okei olema. Mis on lihtsalt ehmatav on see, et enamus inimesi arvavad, et see toitumispüramiid et ta on täpselt vastupidine, et kartul ja liha on ikka nagu kõige olulisemad ja siis need köögiviljad ja muud võiksid siis tipus olla, aga tegelikult võiks süüa niimoodi. Aitäh teile! Palun! Nii, nüüd tuleb siis küsimuste vastuste voor ja kes on siis esimesena tänapäeval peale minu, kes tahab küsimusi küsida. Tõstab keegi esimene julge käe? Aga Tanel alusta. On küsimus. Aplaus esimesele küsijale.
nii, palun. tere teile, aitäh väga toreda Tere. ettekande eest. Kas sul on võimalik meile üks selline päris detailne näide tuua sellest suurest ja tervislikust hommikusöögist? Aitäh, et mida sa siis sööd? Okei, ma võin tuua. Minu hommikud on natukene teistsugused, et alates kevadest tegelikult ma ärkan kell 5 ja siis ma söön tavaliselt kaerahelbe täistera putru. Kuskil 6 paiku mul tuleb kohvisuu peale ja ma ei pea minema tavaliselt 9 tööle, ma ilmselt mingi 9 paiku jõuan, aga mitte täpselt nii. Ja kuskil 8 ajal ma tavaliselt teen endale veel ühe väga tugeva omleti, mõnikord ma teen 2 munast, mõnikord ma teen 3 munast ja ma panen sinna tavaliselt sisse, kuumutan tomateid ja spinatit ka. Ma söön väga palju ja kuskil lõunaks, lõuna ajal, kui inimesed kuskil 11:30 hakkavad mind lõunale kutsuma, siis mõtlen nagu, et ei, ma sõin täna hommikul 2-3 korda, ma ei taha praegu üldse süüa, et ja hommikuti ma söön väga palju. Aga öeldakse ka, et hea on, kui inimene tarbib oma kalorid ära päeva esimeses pooles, ehk siis kuskil kella 3-ks. Ühesõnaga 2 korda päeva hommikul. Ja miks mitte? Uskumatu. Mul oli niisugune küsimus, et kuidas sa suhtud nendesse doktor Google'i poolt ühesõnaga välja pakutavaid erinevaid dieedidesse? No need on väga põnevad ja ma pean ütlema, et ega ma kõiki ei teagi. Et näiteks alguses vahepeal, kui ma õppisin toitumisnõustajaks, siis mul oli nagu nende vastu täitsa huvi olemas, et ma mõtlesin, jälle mingi uus teed, huvitav, mis see on, eks ju. Ma ei ole kunagi isegi ühtegi rohkem proovinud kui seda vahtrasiirupi dieeti, kus ei tohtinud. Sa said valida, et kas sa ei söö 7 päeva või 14 päeva. Ma valisin alguses nagu selle 7 ja siis esimesel päeval sa tohid juua ainult seda vahtrasiirupi ja mingi vee ja sidruni ja kurku mingit segu. Ja ma olin nii üllatunud, ma mõtlesin, nii hea maitsega jook, täitsa lõpp polegi enam mingit sööki vaja, see on tõesti maitsev. Ja siis järgmine hommik tõusin üles, tegin jälle selle joogi endale ära ja siis ma sain aru, et kell oli juba lõuna ja ma polnud ühtegi lonksu võtnud, siis ma läksin lihtsalt praadisin muna endale ja sellega oli kõik. Ja eile ma nägin, oli vist Õhtulehe esikaanel oli mingi kaanekiri, R-kioskist läksin mööda, nägin, et maailma tervislikuma dieediga üle kilodest vabaks või midagi sellist. Aga siis ma olen vist nii küllastunud juba, et ma isegi ei hakanud uurima, et mida nad seal pidasid hetkel maailma kõige tervislikumaks dieediks. See on üks hea omadus, et kui sa hakkad sellega tegelema, siis sa õpid valima need õiged valikuid. Et sul on silmaklapid peas nende Essel Õhtule 10 soovitust, eks ole. Igale poole lihtsalt ei Essel Õhtule vastu midagi oleks, aga okei. Järgmine küsimus. Aitäh, tahaksin küsida, kui sinu juurde tuleb näiteks taimetoitlane. Ma väga imetlen teda. Et mis soovitusi sa talle annaksid siis sel juhul? Väga huvitav küsimus. Ma ise mõtlesin, ma ei räägi veganitest, sellepärast, et see on nii huvitav, kuidas muidu inimesed on nagu nii tolerantsed üksteise suhtes, aga kui keegi seltskonnas juhtub olema taimetoitlane, ja, et talle kallale ei minda lihtsalt, et see on täiesti uskumatu, et ma ise olen seal, jah, ma olen vegan grupis, aga tegelikult ma ütlen, et ma ei ole ikkagi vegan. Vahepeal mul oli mingi selline periood, kus ma ei söönud liha, ma sõin kala ja muna ja see oli huvitav periood minu elus, sellepärast, et elus esimest korda ma sain oma rauapuudusest lahti, et tavaliselt ka kõik arstid ütlevad, et kui sul on rauapuudus, et söö liha. Aga ma olen ka varem nüüd kuulnud teisi näiteid selliseid, kus inimesed lihast loobuvad ja tegelikult just rauatasemega saab kõik korda. Et ma ei vihka kindlasti veganeid ja kui veganlust teha teadlikult, siis see ongi üks maailma tervislikumaid dieete, aga lihtsalt ebaselge on see, et kui paljud nagu teevad seda teadlikult, et kindlasti veganlus ei ole see, et ma ei söö liha ja ma ei söö piima ja ma olen vegan ja nii tore on, et tegelikult alati tuleb mõelda, et millega siis need toitained asendada ja mida väga vähesed veganid teavad seda, et nad peavad kindlasti toidulisandina B12 vitamiini juurde võtma. Et kuskil 4-5 aastat nad saavad õnnelikult veganid olla, aga kui nad seda juurde ei võta, siis kuskil 4. aastal hakkavad probleemid tekkima. Ma väga ootaks mõnda veganit enda juurde. Ja B12 on siis ühesõnaga loomne allikas. Et taimsetest allikatest tehakse kuidagi, jah? Ja. Okei, üks küsimus veel. Rääkides sellest vitamiinist, siis ma olen kuulnud, et uus trend on siuke asi nagu maitsepärm. Mul on see kodus.
mõistagi. Ostke ka. Kas see ei asenda nii-öelda seda B12 toidulisandi võtmist? Ta osaliselt asendab, aga need kogused peavad olema suured. Okei. Mahub üks küsimus veel. Tuleb küsimusi. Oho, näe, isegi tuleb. Väga hea. Hakkab juba käima minema, mul meeldib. Sa, Tanel, teed täna siin oma sammud veel täis? Juhtub ja, isegi eile juhtus seda. Okei. Tere, et mida peaks sööma, et saada D-vitamiini? Ma mõtlesin, et kala oli üks on midagi. Väga hea, tead, ära toiduga üldse vaeva näegi, kui sa tahad D-vitamiini taset täis saada. Et väga paljud panevad, ma olen ise ka vaadanud, et mingis õlis on, et jaa, et mingi kleps, et no me oleme nüüd D-vitamiini lisanud ja kalas on ja väga paljudes toitudes tegelikult nagu on mingi kogus D-vitamiini. Aga kui sa tahad tõesti toiduga oma D-vitamiini kogust täis teha, siis no pole üldse mõtet pingutada. Võtta toidulisandid. Okei, mahub veel üks küsimus. Tuleb? Okei, näe, isegi tuleb. Küsiks fitnessi võistlejate kohta. Võõras teema mulle, aga küsi. Põhimõtteliselt kas 2-3 kuud, näiteks 1-2 korda aastas, võib teha ekstreemdieeti, et seal viiakse rasvaprotsent hästi madalale, valgusisaldus on kõrge, rasvasisaldus madal ja süsikad on ka üsna madal. Ma tean jah, et nad sedasi teevad ja ma tean, et väga paljud body fitnessi inimesed kasutavadki toitumisnõustajad ka ja see öeldakse küll, et ütleme, kui see hooaeg hakkab, et neil on see kaloras ekstreemselt madalale viidud, aga nii palju ma olen näinud 2 inimese menüüd sellel perioodil ja need ei ole olnud tegelikult nagu ekstreemselt madalad, mis mind võib-olla pigem rohkem nagu hirmutab on see, et neil on see valgu osakaal nii suur, aga ma ei tegele jah fitnessi inimestega ja ma ei oska seda kuidagi nagu kommenteerida, aga mulle tundub, et võib-olla need müüdid on nagu suuremad, et räägitakse rohkem, kui ekstreemne see kõik on, aga see ei tundu mulle praegu nii ekstreemne. Et mina pigem oma kliinikus tegelen ülekaaluliste ja seedehäiretega inimestega, et see on nagu hästi siuke spetsiifiline teema, et ma väga ei oska seda kommenteerida. Super, aga suur aplaus teile Tederile. Aitäh! Väga hea esi.